Kuidas me analüüsime kasumiaruande prognoosi ja mida me sellest välja loeme? Eelmises 2 videos vaatasime, kuidas koostada kasumiaruande prognoosi ja kuidas planeerida investeeringut. Kasumiaruande prognoos on ettevõtjale oluline, ettevõtte omanik või juhatuse liige saab sellest välja lugeda, kuidas ettevõttele hakkab tulevikus minema. Kasumiaruande prognoosist näen, et müügitulu tõuseb peale planeeritava investeeringu tegemist 32%, jõudes kuni 200 000 euroni. Koos tuludega tõusevad ka kulud 33 000 eurot. Kõige suurem kulu ettevõttel on palgakulu. Prognoositult saab tööd anda maksimaalselt 6 inimesele keskmise brutopalgaga 1000 eurot kuus. Järgmised suuremad kulukohad on toiduainete kulu ja amortisatsioon. Kohviku kasum suureneb peale investeeringu tegemist 25 000 euroni, tõustes 6% ja moodustades müükidelt lõpuks 11–12% aastas. Kassavoogude tabelist näen raha liikumist pangakontol ja kassas. Palju meil liigub raha sisse ja palju välja ning kui suur on jääk kuu lõpuks. Miinusmärk näitab, et ettevõttel on raha puudu ja pole võimalik kõiki planeeritud kulusi selles kuus katta. Toetuse taotlemisel jälgi, kas oled investeeringud ning selle katteallikat tabelisse planeerinud. Kindlasti kontrolli üle, kas kulud ja tulud on sisestatud ilma käibemaksuta. Toodete tabelist saan vaadata, kuidas olen planeerinud müügikoguseid, müügihindasid ja toiduainete kulu gruppide kaupa. Bilanss näitab, kui palju on ettevõttel vara ja kellele see vara kuulub. Meie kohvikul on enne uute plaanide tegemist vara 136 000 eurot ja omanikele kuulub sellest varast 47 000. Peale investeeringu tegemist bilansi maht kahekordistub. Kui ma lähen toetust või laenu taotlema, siis kindlasti jälgin, kas minu ettevõtte omakapital vastab äriseadustikus ette nähtud nõuetele ja on vähemalt 2500 eurot. Omakapital näitab, millises ulatuses on omanikud ettevõttesse raha sisse pannud ning lisaks, kui palju on ettevõtte oma tegevustega kasumit teeninud. Kindlasti peab üle vaatama ka ettevõtte hetkeseisu. Kas ettevõte on investeeringu tegemiseks valmis või on mõistlik oma ideed ja mõtted edasi lükata. Vaatame prognoosides olevat algbilanssi. Esimene arv, mida võiks sealt arvutada, on võlakordaja. See peaks olema väiksem kui 0,7. Võlakordaja arvutamiseks jagame kohustuste summa koguvara summaga. Meie näite puhul liidame kokku lühiajalise ja pikaajalise laenu ning 89 000 jagame koguvara 136 000-ga. Saame 0,65. Meil võib olla tõenäoline saada täiendavat võõrkapitali. Teine arv, mida soovitan arvutada, on maksevõime näitaja, kus käibevara jagame lühiajaliste kohustustega ehk vaatame, kas meil on piisavalt käibevara katta oma jooksvaid kohustusi. See näitaja peab olema suurem kui 1,0. Meie näite puhul on ettevõttel käibevara 11 200 ja lühiajalisi kohustusi 11 000. Jagades saame 1,02. Selline tulemus näitab ettevõtte jätkusuutlikkust likviidse varaga kõik lühiajalised kohustused koheselt tasuda. Ettevõte saab üldjuhul toetust või laenu taotleda siis, kui ettevõttel on oma kapitali vähemalt 30% bilansi mahust ja käibevara katab ära lühiajalised kohustused. Nõu ja abi finantsprognooside ning äriplaani koostamisel saad maakondlikest arenduskeskustest.